Vestlen siin täna majandusteadlase Andro Roosiga ja kuna meie tänase saate teemaks on piiriüleselt tegutsevad ühistud, siis esmalt küsiksingi, et kuidas hindad, et kas selliste ühistute, mis koduriigis on tegutsevad ühistuliste põhimõtete alusel, kuid välisriiki lähevad aktsiaseltsidena, kas nende tegevus on kooskõlas üldtunnustatud ühistegevuse põhimõtetega? Ma arvan, et vastata võib nii ja naa, et ühistegevuse põhimõtetega on nad seotud niivõrd, kuivõrd see kasumi teenimine väljaspool oma koduriiki ja väljaspool oma liikmete süsteemi teenib ju formaalselt võttes liikmete huve, ta suurendab ühistegevus osalevate liikmete tulusid, aga teistpidi, kui vaadata suurt süsteemi, planeeti kui tervikut, mis on ka ju suletud süsteem, siis põhimõtteliselt loomulikult see rikkus ühistegevuse osalejatele tuleb siis selle arvelt, et seal naaberpiirkonnas või väljaspool süsteemi asuvas piirkonnas, teises riigis inimesed ei tee ühistegevust. Mingis mõttes õiglane ka, et ega see, kes teeb, see peabki saama ja kes ei tee, ei pea saama. Ma saan aru, et me räägime siin tegelikult esmalt sellest, et Eestisse on tulnud mitmed välisriigis tegutsevad ühistud, mis siin ei tegutse teps mitte ühistegevuse põhimõtete alusel. Need on kaubanduskeskused, igasugused liha-piimatööstused, metsatööstused ja nii edasi. Aga ega süüst ei ole puhas ka ju Eesti või Eesti ühistud ise, sellepärast et kogu see poliitika, mitte ainult Eestis, see on ju üldse läänemaailmas täna niimoodi, et ega ei taheta teha ühistegevust näiteks ühe valla või maakonna või ka riigi tasandil. Ja juba sellepärast, et näiteks masinad, mida kasutatakse tootmises, olgu need põllumajandustehnika, olgu see mingi liha- või piimatööstus sisseseade, on mõeldud tegelikult suurtööstustele. Kui me näeme näiteks vabariigi ajal või ka siiani Lääne-Euroopas, Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis, ikkagi põllumajanduses või väiketööstuses ka selliseid masinaid, millega saab tõesti toota, siis ainult kohaliku valla või maakonna tarbeks, siis Eestis tegelikult midagi taolist ei ole, et siin ongi tootmisvõimsused suunatud selle peale, et tuleb paratamatult otsida välisturgusid. Ilmselt on nii ka näiteks Soomes, Rootsis, meie lähemates naaberriikides, Venemaal, Lätis, et tegelikult juba see, millise tootmisseadmed kasutatakse meil ja meie lähemates naaberriikides, tingibki selle, et kohapealsel turul ei ole sageli võimalik turustada, sest kohapealne turg on väike ja siis tulebki minna välja. Aga probleem on selles, et eks kõik naabrid mõtlevad ju samamoodi ja nende huvi on samamoodi välja müüa. Ja siis tekibki selline konkurents, mis ei ole esiteks terve ja teiseks on nagu jabur, et piltlikult öeldes võib öelda nii, et Eesti tootja piim läheb siis Valka piiripunktist Lätimaale ja Lätist tuleb siis sealt samast piiripunktist Läti piim Eestisse tagasi. Või käib see läbi Leedu Maxima süsteemi ja tuleb siis tagasi. Kuigi reegliks on see, et ühistud väljaspoole arenevad aktsiaseltsina, siis esineb ka teatud erandeid. Näiteks üks suur Saksa kindlustusühistu, mis tegutseb näiteks muuhulgas ka Leedus samamoodi ühistuna, mitte aktsiaseltsina. Et kuidas hindad, et kas ka Eesti mõndade ühistute jaoks oleks suur potentsiaal, kui nad mõtleksid näiteks selle peale, et teha koostööd mõndade teiste Läti või Leedu ühistutega, kas või piiriüleselt, et olgu see siis mis tahes juriidilises vormis, kas või Euroopa ühistu põhikiri on meil Eestis vastu võetud, et kas see võiks anda sellise majandusliku efekti? Ma arvan, et mingis mõttes kindlasti võiks ja võib-olla oleks isegi tervitatav, sellepärast et ma saan aru, et ega Euroopas üldiselt ei ole need Euroopa ühistud ja taolised vormid üldse laialt praktikas levinud, kuigi tegelikult ju võiksid olla, sellepärast et majandus nagunii on liikmesriikide vaheline ja püüeldakse selle vabaturu poole, aga tõeline vabaturg saakski olla siis, kui see ikkagi võrdsetel alustel nagu toimib. Ja ma ei näe põhjust, et kui tõesti on need suured tootmismahud, näiteks põllumajanduses, tootmises, et siis nagu tegelikult näiteks minu pärast Läti, Leedu, Soome, Eesti põllumehed koonduksid ja siis sellisesse suurte tööstusesse oma näiteks piimad või muu põllumajandustoodangu kokku koondaksid. Siis võiks tõesti rääkida sellest, et me teostame eksporti, väljaspool Euroopa Liitu, et siis võiks sellest ka kasu olla. Siis ei ole see ainult see, et Eesti põllumees ekspordib Lätti ja Läti põllumees ekspordib Eestisse, eks ole, et kasu mitte midagi, pigem kahju siis bensiini ja transpordikulude näol. Et jah, selles mõttes kindlasti, et kui me räägime
ekspordist ja suurest ekspordist väljapoole Euroopa Liitu ja sealt tulu teenimisel, ütleme siis meie põllumeestele, siis võiks niisugused ühistegevuse vormid nagu Euroopa ühistu ennast õigustada. Aga kas hoiulaenuühistu näiteks võiks ka midagi võita sellest, kui ta toimiks Euroopa ühistuna? No ma arvan, et tegelikult võiks ju olla sellised asjad nagu hoiulaenuühistute keskühistud, mis on siis ütleme liikmesriikide vahel. See tähendabki, et võiks olla minu pärast tervet Euroopat hõlmav niisugune Euroopa ühistuna tegutsev hoiulaenuühistute keskühistu või liit või kuidas me seda nimetame, mitte ainult lobiorganisatsioon nagu täna on. Et see aitaks ju sellele kaasa, et kui mõnes liikmesriigis on hoiulaenuühistul või hoiulaenuühistude süsteemil raha üle näiteks, saaks teise liikmesriik laenata, kus seda puudu on. No näiteks ma olen uurimusi lugenud, et Iirimaal põhimõtteliselt on väga paljud inimesed, isegi vist üle 100% ühiskonna liikmetest. No ilmselt mitte kõik ühiskonnaliikmed ei ole päris hoiulaenuühistute liikmed, aga mõni on mitme hoiulaenuühistu liige, nii see üle 100% tuleb. Ühesõnaga väga rõhuv enamus on siis iirlastest mõne hoiulaenuühistu liikmed ja seal tõesti siis hoiustamisaktiivsus on suur ja sellepärast on pigem neil tegemist raha ülejäägiga. Noh, aga võtame Eestis täna pigem on raha puudujääk, et on väga palju häid projekte, maapiirkondades ka Eestis, mis raha vajaksid läbi hoiulaenuühistu, aga mida ei ole võimalik teostada sellepärast, et ei ole võib-olla nii palju hoiustajaid antud hetkel. Et kui taoline liikmesriikide vaheline turg, ühistuline turg, rahaturg eksisteeriks, oleks see minu arust igati hea ja kindlustus, mida sa ise välja tõid, see peaks ka kindlasti laiem olema liikmesriikide vahel.